Tere, tere. Täna siis räägin teile sellisel huvitaval teemal nagu jaanuaris sündinud lapsed ehk siis Saturni lapsed siis astroloogiliselt. Köha tahab vägisi peale tulla. Nonii, jaanuaris sündinud inimesed on kui sellised talve kõige sügavam peegeldus, eriti nüüd, kui on pakane väljas. Ja nad on vormitud sisemise tugevuse, vastupidavuse ja vaimse küpsuse kaudu. Ehk siis Saturn siis mõjutab neid, kes on astroloogias tugevam, siis oskab selle kohta natuke rohkem infot panna. Ja see Saturni mõjutus teeb siis neist inimesi, kes ei saa ega taha võtta elu kergelt. Ja neil on tunne, et nad on siia ilma tulnud mingi kindla ülesandega ja sageli tunnevad nad seda juba noorelt. Ja see number 1 annab siis, see jaanuarikuu annab neile siis hästi tugeva temperamendi ja vundamendi, millele võib see ehitada midagi suurt, aga ainult läbi distsipliini, kannatlikkuse ja ausa töö. Ja nad on sündinud siia väga mõnedki siis õpetajateks ja eeskujudeks, kuigi nad ise seda sageli ei taju. Aga ma vaatan nüüd kõiki siis sünnipäevade järgi. Ja muidugi teie, kui te siin ennast ära tunnete, jaanuari lapsed, siis kindlasti andke teada. Noh, mehed, naised. Hingelt oleme kõik ju noored selles suhtes. 1. jaanuar, siis kes on sündinud ükskõik mis aastal ja pidage siis meeles, et see on üleüldine informatsioon, nii et ma ei räägi konkreetselt sinust, kui sa oled nüüd 1. jaanuar sündinud, aga ma räägin üleüldiselt. Alati mõjutab siis ka aasta ja elude number ja kõik muud asjad. Number 1, kui keegi siis sünnib aasta esimesel päeval, siis ta ei ole siin selleks, et teisi järgida, tuli, et alustada. Ja neis on selline iidne sisemine jõud, mis ei allu kellelegi peale iseenda. Nad on loomupärased liidrid ja kuigi nad ei pruugi alati otsida juhtpositsiooni, satuvad nad sinna ikka ja jälle, sest teised tajuvad nende tugevat selgroogu. Ja iseloomu poolest, et sa oled inimene, kes oskab suunda näidata, kas või vaikides, ja sinu sisemine kompass on väga tugev. sa ei karda vastutust ja oled sageli esimene, kes midagi uut algatab. Ja sinus on see tunne, et ma teen ise ära. Selline suhtumine ja iseseisvus ei ole sinu jaoks selline luksus, see on vaid selline sisemine vajadus. Ja tihti juba lapsena tundsid, et sa pead end ise maailmas kehtestama. Ja tugevusteks on siis sul väga tugev algatusvõime, mis suudab mägesid liigutada, julgus teha asju omal moel ja tugev keskendumine eesmärgile. sa oled hästi enesekindel, mida teised ka näevad ka siis, kui sa ise selles kahtled. Aga sinu nõrkusteks sa võid muutuda liiga jäigaks ja kangekaelseks. Ja julgus selles suhtes kipud võtma kogu koorma ka enda peale, sest usaldad vaid iseennast, et selles suhtes julgus delegeerida kui selline siis sul puudub ei usalda ja võid sattuda üksindusse, sest sulle ei meeldi sõltuda. Ja tundlikkus autoriteedi suhtes sa kas võitled või väldid. Ja soovitus sulle: õpi andma teistele võimalust sind toetada. Liidri tugevus ei seisne ainult juhtimises, vaid ka oskuses lubada endal olla haavatav. Ja su tee saab palju kergem olema, kui lased vahel ka kellelgi teisel olla see esimene, et sa ei pea olema alati liider. 2. jaanuar, sina oled selline suhete peegel ja kui sa oled siis 2. jaanuaril sündinud, siis on sul kaasas haruldane selline kingitus, et võime luua tasakaal ka seal, kus seda ei ole. Sest see number 2 on selline diplomaatiline number seal ees. Ja sinu ümber inimesed rahunevad, sa oled nagu emotsionaalne termostaat, tunned õhust liikumist, tajud, kes mida vajab ja sageli ohverdad enda tundeid siis teiste hüvanguks. Ja sa oled delikaatne, intuitiivne, tundlik nii enda kui ka teiste emotsioonidele. Sa ei torma, sa vaatad, kuulad ja alles siis astud selle esimese sammu. Ja sa oled sündinud suhete harmoniseerijaks ja sinu sees on sügav vajadus mõista ja olla mõistetud. Aga vahel unustad sa, et sina ise oled samuti tähtis. Ja su tugevused on siis loomulik empaatia ja diplomaatia, suurepärane kuulamisoskus, taju, mis suudab lugeda inimesi nagu avatud raamatut, lojaalne ja sügav armastusvõime. Ja negatiivne siis kalduvus kahelda oma väärtustes, võid minna liiga kaugele teiste aitamisega ja tühjaks põleda. Konfliktide vältimine, mis võib viia allasurutud pingeteni. Võid kaotada oma hääle teiste vajaduste keskel. Ja soovitus sulle: tuleta endale iga päev meelde, et ka sina oled oluline. Ja armastus ei pea tulema ainult läbi teenimise, kui sa õpid enda vajadusi austama, hakkab maailm peegeldama sulle ka armastust tagasi.
3. jaanuar, loovuse kandja. 3. jaanuaril sündinud inimeses on valguses sära, mida ei saa õpetada, see on pigem siis kaasasündinud, need on sellised superstaarid, väga loomingulised inimesed. Kolmede kohta ma ütlen alati seda, et neid näeb väga kaugele, nad on sellised hästi vahvad eneseväljendajad ja kelle hinges on selline kunst, ilu ja selline sõnaosavus. Nad on hästi liikuvad, hästi kiiresti mõte liigub ja sa oled selline jutukas, karismaatiline ja inimesed naudivad sinu seltskonda, sest sinus on midagi värskendavat, sellist elurõõmu. Ja kui sa midagi teed, siis sa teed seda hinge ja kirega. Sa oled hästi loominguline hinges. Isegi kui su amet on näiteks matemaatik, siis sinu loovus võib väljenduda ka selles, kuidas sa probleeme lahendad või inimesi ühendad. Ja sinu tugevused on siis huumorimeel ja oskus tuua nalja sinna ka, kus on pingeid, oskad visata nalja ka enda kulul. Andekus eneseväljenduses, sõna, kunst ja muusika, optimism ja võime inspireerida teisi. Sa oled loodud sotsiaalseks liimiks. Sa oskad väga hästi ühendada inimesi. Ja miinuses võib olla hajameelsus, liiga palju ideid, vähe lõpetamist, emotsionaalne tundlikkus, vajad tähelepanu ja tuge ja võid peita valu naeratuse taha. Ja mõnikord liiga pinnapealne, et lähenemine sügavatele teemadele on sinu jaoks liiga selline noh, raske, ütleme äkki. Ja soovitus sulle eluks, et ära raiska oma loovust enese kahtluste peale, et sinu hääl on kingitus mitte ainult sulle, vaid ka teistele. Ja õpi valima keskendunud suunda, kus sinu särav energia saaks realiseeruda. Elu pole ainult laval, see on ka selline sügav enese tundma õppimine. Ja sinu looming tegelikult võib tervendada nii sind kui ka teisi inimesi. Et ära hoia tagasi. 4. jaanuar. 4. jaanuaril sündinud inimene on nagu kivisse raiutud usaldus ja ta on pühendunud, töökas ja väga aus, kelle peale saab siis kindel olla, sest kui ta midagi ütleb, siis nii on ka. Ja sinu sees on tugev vajadus struktuuri ja stabiilsuse järele. Sa ei talu kaost, sa lood ise korda ja sind ei huvita tühjad sõnad, vaid teod. Ja sa ei usu lubadusi, sa usud distsipliini ja rutiini pigem. Ometi võib sinu sisimas olla soov millegi enama järele, midagi, mis raputab su kindlalt piiridesse ja sul peab kogu aeg sa pead endale kogu aeg meelde tuletama, et sa ei pea kogu aeg vastutama. Tugevusteks on siis püsivus, süsteemsus, tööeetika, millele saab rajada siis terve ettevõtte. Väga head ettevõtjad olete te. Ja lojaalsus, järjekindlus, oskus ehitada püsivaid struktuure elus. Ja miinuspooled on siis võid muutuda liiga jäigaks või konservatiivseks, kipud unustama mängulisust ja spontaansust. Võid liialt keskenduda kohustustele ja kaotada rõõmu. Emotsioonid võivad jääda lukku. Ja soovitus sulle luba endal vahel ehitada liivalosse või mängida midagi sellist, mida sa lapsena tahtsid mängida. Mitte kõike ei pea kivisse raiuma. Elu ei ole ainult töö, see on ka tants. Ja kui sa leiad tasakaalu töö ja mängu vahel, avastad sa enda sees loomingulise väe, mis toetab sinu praktilist poolt. Number 5, 5. jaanuar. Et see on selline liikumine ja vabadus. Ja kui keegi on siis sündinud 5. jaanuaril, siis pole ta loodud ühe koha peal seisma. Temas on liikumine, muutus, seiklus ja see on inimene, kellel piirid on nagu kutse neid murda. Ületad kogu aeg piire. Ja sa oled uudishimulik ja avatud ja vahel ka rahutu. Ja su sees on kogu aeg selline elu nagu sipelgad püksis. Ja su elu õppetund on leida tasakaal vabaduse ja vastutuse vahel. Ja sa oled see, kes tunnetab elu kõiki tahte. Ja lõhnu, maitseid inimesi. Sulle meeldib saada kogemusi, avastada, uued koolitused, uued linnad. Ja kui maailm oleks selline laud, siis sina tahaksid igast roast natuke maitsta. Selline pidulaud. Ja sa ei talu rutiini, sa vajad värskust, sinu elu võlu peitub siis karismas ja oskuses inimesi lummata. Oled sündinud siia selliseks väga heaks suhtlejaks. Sul on kiire mõtlemine ja kohanemisvõime, ehk siis su tugevused. Elurõõm, julgustus teistele, mitmekülgsus, suudad teha mitut asja korraga. Ja vabaduse kandja ei jää kinni vanasse. Ja miinuses siis rahutus, raskus püsida ühe valiku ees.
ja kalduvus siis impulsiivsusele. Ja sul on ka süvenemisraskused, ehk siis lähed liiga haievile ja võid vältida sügavaid emotsionaalseid sidemeid. Soovitus sulle, kui sa suudad fookuse hoida ühes suunas ilma oma olemuse spontaansust kaotamata, saavutada imetlusväärsuse tulemuse. elu ei taha sind aheldada, vaid õpetada su vabadust leidlikult juhtima, et distsipliin on sinu vabaduse parim liitlane. 6. jaanuar. 6. jaanuaril sündinud inimene on justkui südame kaudu loodud, ehk siis see on armastuse number ja nad ei ela ainult enda sees, nad kannavad teiste heaolu enda sees. Ja need inimesed tunnevad, et nende kohalolek peab midagi parandama, toetama või kaunistama. Ja nad on sündinud teenima armastuses, mitte allumises. Eks tihtipeale te tahate kogu aeg teisi aidata. Ja sa oled hoolitseja mitte sellepärast, et keegi käskis, vaid sest su süda ei saa teisiti, olgu see pere, sõbrad või kogukond. Ja sa tunned vastutust nende eest, sul on loomulik vajadus luua harmooniat ja kodusoojust ja sinu olemasolu toob inimestesse rahu. Aga vahel võtad sa teiste koormat rohkem, kui su enda õlad kanda jaksavad. Tugevused on siis sügav lojaalsus ja vastutustunne, tervendav kohalolek, inimesed tunnevad end turvaliselt sinuga. Sul on hea kunst ja ilumeel, esteetiline vaist, loomupärane võime suhteid hoida ja parandada. Ja varjuküljed on siis eneseohverdus, võid unustada enda vajadused, süütunne, kui midagi ei lähe ideaalselt, kaldus liigsesse kontrolli lähedaste üle ja liigne muretsemine. Ja soovitus sulle, et armastus ei tähenda ennast ära andmist, see tähendab kohalolekut, mitte kurnamist. Ja kui sa armastad ennast sama pühendunult kui teisi, alles siis oled sa tõeliselt vaba armastama. Ja õpi piiride seadmist, see ei eemalda sind teistest, vaid kaitseb sind. 7. jaanuar. 7. jaanuaril sündinud inimestel peitub müstiline sügavus. Nad võivad väliselt olla rahulikud või isegi eemal olevad, aga sisimas nad on pidevas diagnoosis elusaladustega ja janunevad teadmiste, tõe ja mõistmise järele. Kui keegi sünnib sellel päeval, siis on ta hingelt otsija, kes ei lepi pealiskaudsusega. Sellised Sherlock Holmesid. Ja sina ei ela elu lihtsalt läbi, sa uurid, vaatled, analüüsid, tunnetad ja sinu sees on küsimus, miks, mis ei kao kunagi. Sa võid olla vaikne, aga su mõtted liiguvad sügaval. Sulle meeldib omaette olemine, sest seal sa kuuled maailma sosinat ja sind tõmbab vaimsus, filosoofia ja selline teadvus ja arusaamine ja samas vahel sa unustad, et teistele tundub su maailm liiga selline ligipääsmatu, võib-olla olla selline endasse tõmbunud. Tugevusteks on siis intellektuaalne ja vaimne sügavus, tähelepanelikkus ja analüüsivõime, intuitsioon ja võib-olla ka selgelt tajumine, nägemine, arusaamine ja sõltumatus mõtlemisest, sa ei jookse karjaga kaasa. Ja miinuseks võib olla see, et sa oled võib-olla väga selline üksildane või üksinda toimiv ja isoleerumine ja emotsionaalne kontakti vältimine, skeptilisus, mis võib muutuda küüniliseks ja ootus, et teised mõistaksid su vaikseid tundeid. Ja soovitus sulle, et tõde ei ela ainult raamatutes ega meditatsioonides, ta elab ka inimsuhetes ja avastustes ja avatuses. Jaga oma sisemaailma rohkem, see ei muuda sind nõrgemaks, vaid avab tee sügavamale ühendusele. Ja sinu tarkus on kingitus maailmale, et ära hoia seda ainult iseendale. Ja 8. jaanuaril sündinud inimene ei ole juhuslikult määratud materiaalsesse maailma. 8 on see number raha ja karma number ja ta on siin selleks, et õppida, kuidas energiat juhtida, oma elu üles ehitada ja teisi inspireerida sama tegema. Ja ta on siin justkui selline eluarhitekt, kellele on antud siis võime ehitada nii vaimses kui ka füüsilises maailmas. Sa oled väga tugev, sihikindel ja võimeline suurteks saavutusteks. Ja sa mõistad võimu, vastutust ja mõju ja kui sina midagi teed, siis sa teed täiega. Sind ei rahulda poolik elu, sa tahad rohkem. Aga su tee ei ole alati kerge, sulle on antud karmaline õppetund raha, mõjuvõimu ja õiglustunde vallas. Et sinu tee on õppida, kuidas olla tugev ilma jäikuseks muutumata. Ehk siis 8. jaanuar sündinud on suhteliselt jäigad tüübid ka.
Tugevuseks ongi siis juhtimisvõime ja autoriteet, võime näha suurt pilti ja strateegilist tegutseda ja tugev tööeetika, raha ja materiaalse maailma mõistmine, väga head sellised ettevõtjad jällegi. Ja miinuseks, et võid muutuda kontrollivaks, kipud mõnikord tähtsustama edu rohkem kui tundeid ja karmus enda ja teiste suhtes. Ja sa ei tunnista endale, kui sa oled näiteks väsinud ja raskusi siis välja näidata, et sa oled haavatav ja ei küsi abi. Ja soovitus sulle, et suurim jõud ei peitu võimus, vaid südame avatuses ja enesevalitsemises. Ja kui sa lased südame soojusel juhatada oma eesmärke, siis jõuad kaugemale kui ainult saavutusteni. Siis sa saavutad ka selle sisemise rahu. Nii et õpi kuulama südame häält sama oskuslikult, nagu loed numbreid. Ja 9. jaanuaril sündinud on sageli selline vana hing. Tema elu kannab endast tsüklite energiat, lõpetamised, lahtilaskmised, kaotused ja uued algused. See ei ole selline kerge tee, aga see on sügavalt arendav. Ja sa oled selline südamlik, andestav ja ideeline, sul on hästi palju sellist fantaasiarikkaid ideesid. Ja tihtipeale sa võid elada rohkem teistele kui iseendale. Ja sa oled inimene, kes näeb siis suurt pilti ja sa tunned kaastunnet isegi nende vastu, kes sind haavavad. Ja sinu elus võib olla palju hetki, kus pead lahti laskma inimestest, olukordadest, unistustest. Aga iga selline hetk annab sulle rohkem tarkus, nii et sinu tee on teenimine ja tervendamine, aga mitte iseenda ohverdamisega. Ja soovitused, tugevused, sul on kaastundlikkus, empaatia ja andestus. Ja loomulik humanitaarsoov muuta maailma, ehk siis selline 9. jaanuar, ma ütleksin, et teil on tihtipeale selline, et inimesed kipuvad teile oma murest tulema kurtma. Ja sul on sügav mõistmine ja filosoofiline vaade elule. Oskus lugeda peatükke ja liikuda edasi. Ehk siis see, et tihtipeale teil on õppetunniks õppida lahti laskma. Ja miinused on see, et kipud klammerduma minevikku ja vanadesse valudesse. Üleemotsionaalsus ja kalduvus eneseohverdusele. Võid tunda end alahinnatuna. Ja raskus lõpetada ka suhteid või olukordi, mis võivad sind aeg-ajalt ka väga sõjakaks muuta. Ja soovitus sulle, et sinu elu ei ole kerge, aga ta on suht selline suuremõõtmeline. Et sa ei tulnud siia, et elada keskpäraselt, et luba endale armastada, aga ära unusta iseennast. Kõige tähtsam, mida sa õppima pead, on lahti laskmine, mitte hülgamine, vaid austav lõpetamine, ehk siis mitte sõjakalt laiali minna, aga lihtsalt suhelda ja leppida. Ja 10. jaanuaril, need on sellised vingemad poisid-tüdrukud, need on sellised teerajajad ja ideede sütitajad. Ja sellel kuupäeval sündinud inimesed on alguse energiakandjad, kuid see üks nende sees on veel tugevdatud nulliga, mis numeroloogias siis võimendab ja avab kanali vaimsetele ja loovatele jõududele, kui sa oled selleks valmis. Ja siin siis kohtuvad selline liidri vaim ja looming. Ja nad ei taha juhtida, nad tahavad midagi luua ja sünnitada ja maailmale kinkida, kui nad ainult sellest ise aru saaksid. Ja sa oled selline sõltumatu ja julge, aga mitte lärmakas, pigem selline hästi väärikas ja sinu sees põleb sisemine tuli, mis paneb sind pidevalt otsima uusi suundi, värskeid ideid, võimalusi olla esimene või siis erinev. Ja sa oled selline nagu säde, mis võib süüdata terve projekti, suhte või liikumise ja siis juba uude sädemepunkti liikuda. Sa oled tugev sul on väga tugev juhtimisvaist ja iseseisvus. Sa oled hea ideede generaator ja uued algused tõmbavad sind. Oskus inspireerida teisi enda energiaga ja sul on väga tugev enesedistsipliin ja eesmärgikindlus. Aga miinustes on siis see, et võid muutuda liiga enesekeskseks või isoleerituks, ei ava ennast teistele. Kipud unustama koostööd ja kuulamist, võid võtta kriitikat liiga isiklikult ja ootad endalt ja teistelt vahelt ka liiga palju. Ja soovitus sulle, et sinu tugevus ei peitu ainult selles, et sa suudad üksi minna, vaid selles, et sa suudad luua suuna, kuhu teised saavad tulla kaasa. Ja ära karda aeg-ajalt peegeldada, sest igal liidril on vaja kuulata ka oma rahvast. Ehk siis te olete tegelikult hästi sellised liidrid ja tugeva iseloomuga. Aeg-ajalt ka sellised väiksed jäärapäed.
11 jaanuar on meistri number, mis ei ela tavalises sageduses ja see on selline kanali ja kõrgema inspiratsiooni vibratsioon. Ja inimesed, kes sünnivad sellel päeval, ei ole siia tulnud lihtsalt mugavalt elama, nad on tulnud siia vaimselt ärkama ja ka äratama siis ennast ja teisi. Ja nende elu võib olla emotsionaalselt intensiivne, aga selle taga peitub selline sügav kutsumus. Ja sa oled tundlik ja vaistlik, vahel isegi elektrit täis. Ja sinu sisetunne on hääl, mida ei tohi ignoreerida. Ja see juhatab sind kõrgema elu mõistmiseni. Sa oled loomu poolest selline suht temperamentne, hästi hea ideede generaator ja sa ikka lapsena ka oled tundnud ennast natukene teistsugusena ja sinus on müstikat ja väga hea intuitsioon, mis võib avalduda siis kunstis, suhtlemises või vaimsuses, ehk siis ka väga hea selline diplomaatiline lähenemine. Tugevustena siis tugev vaimne intuitiivne tunnetus, hästi inspireeriv inimene, inimesed tajuvad su sügavust ja siis loovus, mis sünnib hinge tasandilt. Sa oled hästi empaatiline ja peene energeetika tajuga. Miinustest siis sa võid olla ärevuses või ülekoormatud oma tugevast tundlikkusest, raskus maanduda ja püsida keskmes, kõikumine enese usalduses ja vahel raskus leida see oma õige tee siis siin maailmas. Ja muidugi võid olla ka aeg-ajalt väga selline nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Ja ka kontrolliv võid olla teiste suhtes. Soovitus on see, et sinu tee pole lihtne, sest see on selline kõrgema sagedusega, aga ära võrdle end teistega. Sinu ülesanne ei ole kõndida tavalist rada. Kui sa õpid usaldama oma sisemist kompassi ja tooma vaimsed ideed praktilisse ellu, saad sa valgustada teekonda väga paljudele. Ja õpi seda oma tundlikkust selles suhtes armastama ja sellest kinni pidama. Et see on väga suur kingitus sulle ja samas on ka väga hea selline teenäitaja teistele. Sa oled väga tugeva intuitsiooniga. 12 jaanuar, see on inimene, kes on sündinud sõnade, loovuse ja suhtlemise sagedusel. Ja sa ei suuda kaua vaikida, sest sinus on nii palju öelda maailmale ja lähedastele ja iseendale, et selline suht jutukas võid olla. Ja sa oled justkui selline elav valguskiir, täis huumorit, mängulisus, sädemeid, mis võivad siis inimeste energiaid tõsta. Aga selle sära taga on ka tundlik süda, mis vajab nähtavust ja mõistmist. Sa oled selline rõõmukandja ja sa suudad väga kergesti teisi inimesi naerma panna. Ma ise juba naeren ja sulle meeldib ilu, looming, suhtlemine ja sa vajad väljendusvõimalust nagu sellist õhku hingamiseks. Sa suudad keerulised tunded panna luulesse, huumorisse või loomingusse, aga vahel jäävad su enda valud varju selle taha. Ehk siis sa tihtipeale ei näita seda oma tõelist palet välja. Tugevustena siis suurepärane suhtlemisoskus ja loovus, võime väljendada tundeid ja ideid kunstiliselt, sotsiaalne ja oskad ühendada inimesi omavahel, elurõõm, mis inspireerib ja tervendab. Ja miinuseks võid varjata valu huumori taha, raskus püsida keskendunult, ehk siis sinna hajameelsus võib aeg-ajalt olla, tundlikkus kriitika suhtes ja võid otsida liiga palju kinnitust väljastpoolt. Ja soovitus sulle on see, et sinu hääl on kingitus, aga veelgi suurem kingitus on see sinu tõde. Ja kui sa räägid mitte ainult ilusaid sõnu, vaid tõelisi, siis su looming muutub väeks. Et ära peida seda oma haavatavust, et see teeb sind selliseks õigemaks inimeseks, mitte õigemaks, no selliseks ehedaks. 13. jaanuaril sündinud, see 13 on selline müstiline arv ja seda on ajaloo vältel kardetud ja kummardatud, ehk siis 13 ja reede ja nii edasi. Ja kui keegi sünnib sellel päeval, siis ta kannab muutuste ja ülesehituse topeltenergiat. Ehk siis see on selline transformatsioon. Ja teda võib oodata elus rohkem katsumusi kui teisi, aga ta on väga tugeva iseloomuga. Ja temas võib saada inimene, kes muudab oma elu põhjast tipuni ja aitab teistel sama teha. Ehk siis tõeline selline transformatsioon. Ja sa oled nagu kivisse raiutud, sind ei liiguta kergelt ja sinu sees on tohutu töövõime, aga ka vajadus kontrollida ja kindluse järele. Sulle ei meeldi ootamatused, aga elu võib neid siiski tuua. Selleks, et sa õpiksid ehitama ka liivale, mitte ainult kivile. Ja sinu suurim jõud on vastupidavuses. Ja tugevusteks siis püsiv,
töökindlus ja tugev loogiline mõtlemine, hästi hea selline logistikataju ja sa oled selline nagu tööloom, ettevõtjana väga hea ja praktiline oskus tuua ideed reaalsusesse. Ja nii nagu ütlesin, transformatiivne vägi ja suudad ehitada täiesti nullist sajani midagi. Miinuses siis see, et kipud elama ainult kohustuste maailmas, võid muutuda kontrollivaks või liiga jäigaks. Hirm kaotada stabiilsus võib pidurdada kasvu ja kipud kandma kõike üksi, ei usalda ja ei suuda delegeerida teistele. Siis soovitused sulle, et ära arva, et tugevus tähendab emotsioonide mahasurumist, et suurim tugevus on paindlikkus, oskus muutuda koos eluga. Ja kui sa õpid usaldama elurütme ja oma tundeid, siis muutud sa mitte ainult töömehest loojaks, vaid ka hingeliseks teejuhiks. Sest number 13 jaanuar sündinud inimesed on väga intuitiivsed. 14. jaanuaril sündinud on selline elavalt liikuv, uudishimulik ja mitmekülgne. Elu tema jaoks on kui selline raamat, millest ta tahab lugeda igat peatükki. Ta ei ole loodud seisma, tema sees on selline rahutus, mis sunnib teda otsima, katsetama, reisima, õppima ja avastama, kuid selle liikumise taga on alati soov leida midagi sügavamat. Isegi kui ta seda alati ei teadvusta endale. Ja sa oled uue ja muutuse sõber. Ehk siis igavusrutiin on sinu jaoks nagu vangla, oled kiire õppija, kes mõistab elu mustreid väga intuitiivselt ja sul on võime suhtlemises särada. Ja sa võid olla samal ajal vaimne ja maine. See sõltub, kuhu su energia parasjagu voolab. Aga su elu võib tulla mitmete ootamatute pööretega ja sa oled täiesti valmis muutuma koos eluga, nagu vooluga kaasa. Sinu tugevused on hea kohanemisvõime ja paindlikkus, suhtlemisoskus, arvatavasti ka selline keelte anne, ehk siis väga kiiresti siis keeled jäävad sulle külge. Kirg teadmiste ja kogemuste vastu, elav ja kütkestav isiksus. Miinusteks on see, et aeg-ajalt oled sa liiga kannatamatu ja rahulolematu ja selline rahutus on sinu sees. Siis sul on ka süvenemisraskused, liiga palju alustamist, vähe lõpetamist, hästi palju võtad võib-olla ette korraga ja võid kalduda äärmustesse, liialdused, impulsiivne käitumine ja raske keskenduda sügavale sisemisele tööle. Ja soovitused sulle, et tee endale kingitusloo süsteemid, mis toetavad su vabadust, mitte ei suru neid maha. Ja kui sa leiad tasakaalu liikumise ja keskendumise vahel, oled sa peatamatu inimene, kes suudab muuta maailma, ilma et kaotaksid iseennast. 15. jaanuaril sündinud inimene on nagu soe tuli külmas toas. Temas on nii hoolivust, iluarmastus, sotsiaalset tundlikkust, ta on loomu poolest rahulooja, suhete hoidja, kelle elu keerleb sageli ümber peresuhete, vastutuse ja armastuse, kuid tema välise soojuse taga võib peituda ka sügav vajadus iseenda äratundmise järele. Ja sa oled see, kelle juurde inimesed tulevad, kui neil on raske, sa ei otsi draamat, aga sa oskad seda leevendada. Ja sinu väärtust on selge, et sa tahad rahu, ilu, stabiilsust, armastust. Sul on väga tugev vastutustunne ja mõnikord lausa liigagi tugev. Kipud võtma vastutust ka seal, kus seda sinult ei paluta. Ja tugevusteks on armastav, kaastundlik ja hooliv iseloom, tugev õigluse tunne ja eetika, kunsti ja ilumeel, suurepärane partner ja pereinimene. Ja miinusteks see, et kaldus liigsesse muretsemisse ja kontrolli. Eneseohverdus, unustad iseenda vajadused, kipud end defineerima teiste heaolu kaudu ja raskus lahti lasta neist, keda oled harjunud päästma. Ja selline liigne kontrollivajadus ka teiste järgi. Soovitus sulle, et armastus, mis sul on teiste vastu, vajab tasakaalu armastus ka su enda vastu ja õpi ütlema ei ilma süütundeta. Ja su kohalolek on kingitus, aga see ei tähenda, et pead kandma kogu selle maailma valu või vastutust. 16. jaanuar. Sellel päeval sündinu ei rahuldu pealiskaudsusega. Sa oled selline vaimne otsija, keda tõmbab teadmatus, sügavad küsimused ja elu nähtamatu pool. Ja see inimene võib väliselt tunduda reserveeritud, aga tema sisemaailm on sügav ja laetud tarkusega. Ta võib elada vaimselt, aga tema kohalolu kõlab nagu sügav selline
kell, ütleme hästi tähendusrikas, ehk siis tiksub vaikselt. Ma jäin ise mõtlema, kuna ma olen 16 päev sündinud, et hästi palju ka sinna mulle sarnast. ja sa oled inimene, kes ei räägi palju, kui pole midagi öelda, aga kui sa räägid, kuulatakse sind. Ja sa armastad vaikust, iseendaga olemist ja mõtestamist. Ja sul võib olla huvi müstika, filosoofia, psühholoogia vastu. Tahad mõista elu mitte ainult väliselt, vaid ka sisemiselt. Ja tugevusteks on see, et intuitsioon ja sisemine tarkus, mõtlikkus, analüütiline taiplikkus, tugev huvi vaimsete või intellektuaalsete teemade vastu ja iseseisvus ja sa vajad väga vähe sellist välist tuge, saad ise hakkama. Ja miinuspooled on see, et raskus avada end emotsionaalselt, kalduvus eraldumisele või üksindusele, võid tunda, et sind ei mõisteta ja skeptilisus või usaldamatus teiste vastu. Ja soovitused sulle, et sinu mõistus ja hing on kingitus, aga ainult ühenduses teistega saab see kingitus särada täies mahus. Ära karda end näidata teistele. Ja sinu sügavus võib olla täpselt see, mida keegi teine vajab. Et ehk siis ära jäta kõik seda teadmist enda teada. 17. jaanuaril sündinud inimene on loomulik juhtimisvõime ja ta on selline ambitsioonikas, sihikindel, strateegiline ja see on inimene, kellel on elus eesmärk ja suund. See on selline täheenergia ja kelle hing ei suuda rahulduda vähesega, kuid see tee võib olla koormav, kui sinna ei ole kaasatud ka südamesoojust ja eneseusaldust. Ja sa ei saa lihtsalt olla, sa pead midagi saavutama, sinu sees on selline jõud, mis sunnib sind ehitama, juhtima ja tõusma. Aga samas oled sa ka tundlik ja sageli ei näita seda teistele välja. Ja su elu võib tuua suuri võimalusi ja suuri väljakutseid. Iga õppetund, mis sulle antakse, ei tule sind murdma, vaid tõstma sinu tõelise potentsiaali suunas. Ja plussideks siis väga hea organiseerimisoskus, sul on väga praktiline taip, sihikindlus ja tugev vastupidavus ja loomulik autoriteet ja karisma. Raha, äri ja strateegiate mõistmine. Ehk siis jällegi väga hea juht. Ja miinusteks on see, et kipud elama ainult tulemustest, võid suruda maha oma haavatavust, ei näita välja seda. Raskus usaldada teisi ja küsida abi ja võid olla sinna kontrolliv ja liigselt ka enesekriitiline. Ja soovitus sulle, et sa ei pea kõiki asju ise tegema. Et tõeline jõud on oskus toetuda mitte nõrkusest, vaid targast tasakaalust. Ja kui sa ühendad oma sihikindluse, empaatia, usaldusega, saavutad sa rohkem kui ainult edu. 18. jaanuaril sündinud inimene on sageli empaatilised ja hingeliselt sügavad. Kannavad endast tugevat õiglustunnet ja soovi teha maailma paremaks paigaks. Nad on elu jooksul sageli kutsutud aitama, teenima oma muutusi, aga peavad õppima, et ennast ei tohi teelt kaotada. Ja sa oled selline tundlik, südamlik, vahel rohkem teiste kui enda pärast, mures. Sul on oskus näha suurt pilti. Sind huvitab inimkond, mitte ainult isiklik heaolu. Ja samas kipud sa võtma teiste muresid ka liiga enda kanda. Ja sa oled südamega selline maailma teenija, kõiki tahaks aidata. Ja sul on vaja siis õppida ka iseennast aitama. Ja tugevusteks on siis kaastundlikkuse võime andestada, lai maailmavaade, tugev empaatia ja tervendav kohalolek, teiste jaoks olemas kogu aeg. Ja sul on väga hea intuitsioon ja elutarkus. Ja miinusteks kipud võtma liiga palju koormaid, ohverdad end teiste heaolu nimel, raske lahti lasta valust ja inimestest ja võid jääda see lahendaja rolli kinni. Sul on kogu aeg tunne, et kui sina ei aita, siis kes aitab. Ja soovitus sulle, et õpi lahti laskma, see, mida sa ei kanna enam, ei pea sulle kuuluma. Ja sa ei saa kõike aidata, aga sa saad anda väärtust siis, kui sa enda tassi täis kallad. Ja ära unusta, et maailm vajab sind tervena, mitte kurnatuna. 18 tegelikult on tihtipeale väga kurnatud teiste aitamisest. 19. jaanuar ja see on päikese number ja kes on siis tulnud siia ellu rohkem siis särama ja juhtima oma valgusega, aga peab enne läbi tegema mitmeid sisemisi eneseleidmisi. Ja
tema vägi tuleb siis rohkem vaikivast teadlikkusest ja ta on loodud looma. ja sa oled hästi tugev isiksus, kes ei järgi rahva hulka, vaid ise lood oma tee. ja sa võid olla rahulik, kuid sinus on sisemine autoriteet, mida teised tunnetavad. sulle ei meeldi alluda kontrollile, aga sa ise oskad väga hästi juhtida. ja sinu elu ülesanne on õppida, kuidas oma iseseisvus muuta inspiratsiooniks, mitte selliseks eraldatuseks, selliseks endasse tõmbuvaks. ja tugevused on siis hea juhtimisoskus ja karisma, sõltumatus ja sisemine distsipliin, väga hea keskendumisvõime, oskus alustada uusi suundi ja projekte. ja miinusteks on see, et kipud eralduma, sest keegi ei mõista, tugev soov kontrollida oma elu igat aspekti, enesekriitika, mida sa väliselt ei näita kellelegi, ja võid tunda end üksikuna liidripositsioonis ehk siis ei suuda ja ei oska delegeerida teistele. ja soovitus sulle on see, et ära hoia seda oma särtsu ainult iseendale, et inimesed vajavad sinu selgust ja julgust, õpi jagama, ilma et kaotaksid iseenda keskme. ja sinu kohalolu võib käivitada ärkamise ka teistes, et see on sinu selline loomupärane kingitus. 20. jaanuaril sündinud inimene on peenenergeetiline ja tundlik, kandes endas siis suurt võimet ja luua harmooniat ja ühendust. ja ta on justkui hinge tasakaalustaja ja märkab, mida teised tunnevad ja oskab sageli neid tundeid leevendada pelgalt oma kohalolekuga. ehk siis väga hea selline ka diplomaatiline lähenemine asjadele. ja talle ei meeldi konfliktid mitte nõrkuse, vaid sügava empaatia tõttu ja ta vajab rahu ja tunnet, et on osa millestki ühiskondlikult või ühisest. ja sa oled inimene, kes loeb peeneid nüansse, sa märkad varju silmis, vaikust sõnades ja tundeid, mida teised ei oska välja öelda. ja see teeb sinust suurepärase kuulaja ja liidab sind loomulikul viisil ka teistega, eks väga hea diplomaat. samas võid sa kergesti võtta üle teiste emotsioone ja kaotada omaenda keskme. ja sinu tee ei ole selline lärmakas, vaid hästi sügav. ja sa lood sidemeid südame kaudu. ja tugevusteks siis see, et intuitiivsus, emotsionaalne tarkus, oskus luua rahu ja mõistmist, väga hea diplomaatiline lähenemine, koostööoskus ja usk lojaalsusesse ja hingelisse sidemesse. tegelikult olete te väga sellised vaimsed inimesed, kui te julgete seda vaid välja näidata. miinuspool on see, et liigne sõltuvus teiste tunnetest, kalduvus vältida otseseid konflikte, tahate kõike ära hoida, kõik olukorra, enda vajaduste allasurumine, enesekindluse kõikumine või kahtlus, kas sa oled piisav. ja soovitus sulle on see, et sinu vägi on peidus siis pehmuses. õpi eristama teiste tundeid enda omadest. ja kui seisad enda ees samasuguse hoolivusega nagu teiste ees, siis muutud mitte ainult ühendajaks, vaid ka iseenda tervikuks. ja sinu kohalolek on kingitus, et ära unusta, et ka sina väärid sedasama, mida teistele siis pakud. ehk siis 20. jaanuaril sündinud inimesed võivad tõesti endast nagu kõik ära anda. ja tavaliselt ennast siis mitte niivõrd hinnata. nii, 21. jaanuaril sündinud inimeses on sotsiaalne säde, loovus ja väljendamisvajadus ja see inimene pole loodud vaikusesse, ta elab läbi sõnade ja ideede. ja tal on oluline olla nähtud, kuulatud, hinnatud mitte edevusest, vaid sellepärast, et ta tõesti tunneb, et tal on midagi anda. ja sa oled see, kellele meeldib mõelda, rääkida ja tunda ja kõik kolm peavad olema ühenduses. ja sa ei saa lihtsalt eksisteerida, sa pead väljendama, sinu elu kulgeb lainetes, kus ideed ja emotsioonid voolavad, eks ka selline tähelepanu keskpunktis olev vajadus. oled optimistlik, kiire taibuga ja inspireeriv, aga vajad ka vahepeal sellist sügavamat maandust. ja tugevusteks on see, et loominguline väljendus, väga hea karisma, oskus luua kontakti ja suhelda, elurõõmus ja mängulisus ja võime tuua inimestesse sellist särtsu ja rõõmu ja sära ja. miinusteks on see, et emotsionaalne kõikumine ja vajadus välise kinnituse järgi, ehk siis vajad kogu aeg tähelepanu, heakskiitu, raskus lõpule viia, mida alustad ja võid peita haavatavust rõõmsa maski taha, näitad, et kõik on hästi.
ja soovitus sulle, et sinu looming on ravim, kui sa räägid oma tõtt, mitte ainult seda, mida teised ootavad. ehk siis see, et sa ei pea kogu aeg olema selline rõõmus ja lustiv, aga ei räägi välja seda, mis sinu sees on. et ära karda olla haavatav, just seal sünnib see sinu selline õige sina. 22. jaanuar sündinud on selline, see on meistriehitaja, kes suudab unistused muuta reaalsuseks. ja selle kuupäevaga inimene ei ole siin väikeste asjade jaoks, tema sees on visioon, süsteemne mõistus ja tugev missioonitunnetus. ja samas on ta vahel iseenda suurim takistus. et sa oled sündinud tegema midagi, millel on kestvus ja tähendus ja su mõtlemine on strateegiline, aga süda ei jää maha. su sees on kaastunne ja vajadus jätta jälg. sa suudad kokku tuua vaimse ja praktilise maailma, kui lubad endal selle tee vastu võtta. eks 22 on selline ka meistrinumber ja ka samas hästi selline vaimne tunnetus. ja sageli kulub sul noorusel palju aega, et sa saaksid aru, kui palju sa tegelikult suudad ja kui palju sa tegelikult tunnetad. ja tugevusteks siis sul on väga hea selline visuaalne pilt ja tunnetus ja praktiline oskus ideed ellu viia, vastupidav ja väga hea süsteemsuse tunnetus, võime luua midagi kestvat ja suurt. miinusteks siis enesekahtlemine on väga suur, eriti siis oma võimekuses, eks sa kuidagi ei lase selle nagu välja tulla. võid lükata edasi tegutsemist, et justkui nagu ootad, millal sa päriselt valmis saad. noh, mingi asja või iseenda. raskus emotsioonide väljendamisel ja pingetunne ülesande täitmata jätmise pärast. ehk siis kogu aeg on selline tunne, et nagu sa pead ja pead ja pead. ja soovitus, et sa ei pea kohe ehitama kogu maailma korraga nagu üles, et alusta ühest nurgast. kui sa lubad endal teha väikseid samme, siis ilma end kohe mõõtmatute eesmärkidega karistamata, et ärkab sinus peidus olev selline suur looja ja liidri tunnetus. ja usalda, et sa oled juba valmis, tee lihtsalt see esimene samm, ära kahtle endas. ja inimesed, kes on siis sündinud 23. jaanuaril, on siis kiired, nutikad, kergesti kohanevad ja neis on uudishimu, mis ei lase neil paigal püsida. ja loomulik on panna sõnad voolama, olgu see siis rääkimine, kirjutamine või laulmine või õpetamine. ja nad on sellised elu kuulajad ja vastajad, reageerivad ja tõlgendavad ja väga head sellised õppimishimulised ja edasiandjad. ja sa oled selline vaimult noor isegi vanemas eas ja sinu silmis on sära, mis ei kustu. ja sa vajad vaheldust ja uusi impulsse. liiga kaua samas rütmis olles kaotad sa motivatsiooni. ja sinu anne peitub kommunikatsioonis ja liikumises. sa võiksid rääkida tundide viisi ja ikka on sul midagi uut öelda. ja su tugevused on siis särav suhtleja, kiire mõtleja, paindlik, mitmekülgne ja loominguline, osav kohanemises ja muutustes, teiste innustaja ja ergutaja. ja miinustes siis see, et liiga võib-olla pinnapealne ja alustad võib-olla liiga palju asju ja lõpetad vähem asju. võid libiseda kergesti igavusse või rahulolematusse, et vajad kogu aeg mingit vaheldust. kalduvus vältida sügavaid emotsionaalseid ühendusi, impulsiivne või rahutu käitumine. ja soovitus sulle, et sinu vabadus ei kao, kui lased sügavamale end tunnetama ja kui sa suunad oma energia püsivusse, ilma et kaotaksid oma mängulisust, avad sa ukse palju suuremale potentsiaalile. 24. jaanuaril sündinud, siis see on inimene, et ta on südame kaudu seotud teistega, ta vajab stabiilsust, ilu ja harmooniat. ja ta on sageli selline pere, sõprade või kogukonna tugisammas. ja ta on hästi hooliv, aga võib muutuda ka selliseks eneseunustavaks. ja sa oled inimene, kellele on oluline, et kõik tunneksid enda hästi ja sul on tähtis õiglus, kord ja armastus, mitte selline nagu näitlemine, aga ikkagi nagu päris. ja sinu ümber tunnevad inimesed end hoituna, aga samas on sul kalduvus võtta vastutus ka nende tunnete eest. oled kodusoojuse ja hinge lohutuse looja. ja sul on siis selline tugev perekesksuse ja hoolivuse tunnetus, sul on see väga oluline. ja sul on väga hea selline ilu, maitse, meel. oled lojaalne, usaldusväärne
ja andekas ka suhete loomises ja ka nende hoidmises. Ja miinuses võid muutuda liigselt sellist teiste päästjaks, ilma et sinult abi palutakse. Ohverdad enda vajadusi. Kalduvus üle analüüsida või muretseda ja raskus öelda ei. Ja võib-olla kipud ka olema selline kontrolliv teiste suhtes. Ja soovitus sulle, et armastust ei pea välja teenima, see on sinu sees juba olemas. Kui sa lubad endal olla sama tähtis kui teised, siis hakkad sa looma seda õiget elu enda ümber, kus see armastus voolab mõlemas suunas, nii sinu sees kui sinust välja ja sinule tagasi. Ja 25. jaanuar, see inimene on selline otsija, mõtleja ja tundja. Ta on väga tundlik, kui ta oskab seda peita ja temaga tuleb rääkida sügavalt, ausalt ja tähenduslikult. Teda ei huvita tühjad jutud. Ta vajab sügavust, tõde ja autentsust. Ja sa oled inimene, kelle sisemaailm on tihedam kui nähtav maailm. Oled intuitiivne, mõtlik ja vahel eraldunud. Võid tunda, et ei mahu maailma formaati ja see ongi põhjus, miks sa oled tulnud midagi enamat looma. Sest sinu tee ei pruugi olla üldse lihtne, aga see on selline tõeline ja tõde on see, mida sa otsid. On pidev selline õppija ja uurija. Tugevusteks on siis tugev intuitsioon ja mõtteteravus, iseseisev, introvertne, sügav huvi vaimsuse, psühholoogia ja elu mõtte vastu, võime näha peidetud mustreid. Ja miinuses siis võib olla see, et võid tunda end üksildasena või maailmast eraldatuna. Skeptilisus võib muutuda umbusuks, kipud üle analüüsima ja raske võib-olla ka teistele avaneda. Ja soovitus sulle, et sinu tarkus ei pea jääma suletuks raamatuks, et kui sa jagad oma nägemusi ja avad enda usalduslikult, võib maailm sinult õppida. Ja soovitan ka anda neid oma teadmisi ja oskusi edasi. Ja 26. jaanuaril sündinud inimesed on tihti väga iseseisvad, sihikindlad ja oma elus juhtrolli võtvad. Nad ei talu, kui elu lihtsalt juhtub, nad tahavad suunata, ehitada ja juhtida. Ja neis on tugev õiglustunne ja soov luua turvatunnet nii endale kui teistele. Ja samas kannavad nad elukogemust, mis on neile õpetanud tugevust ja katsumuste rikkust. Ja sa oled inimene, kelle peale võib kindel olla, sa ei karda raskusi, sa töötad läbi, ehitad uuesti, lähed edasi ja sinu sees on juht, aga ka kaitsja tüüp. Sa tahad hoida oma lähedasi hästi turvaliselt. Ja sul on loomulik võime saavutada edu materiaalsel tasandil, aga su suurim areng tuleb siis, kui ühendad oma südame sihikindlusega. Tugevusteks on see, et oled väga iseseisev ja sul on väga praktiline mõistus, mõtlemine. Hea juhtimisoskus, strateegiline mõtlemine, võime korraldada ja luua süsteeme. Vastupidav eluraskustes. Ka jälle hästi hea selline oma ettevõtte omamine ja seda üleval pidada. Miinustes siis see, et võid muutuda autoritaarseks või liigse kontrolli vajadusega. Kalduvus peita emotsioone tegutsemise taha ja raskus abi vastu võtta või näidata haavatavust. Ja võid võtta liiga palju vastutust. Ja suurim tugevus ei ole see, et sa kõike talud, vaid et sa oskad jagada koormat. Õpi usaldama nii elu, inimesi kui omaenda haavatavust. Ja sa ei kaota sellega väärikust, kui näitad tundeid, sa muutud tervikuks. Ja 27. jaanuaril sündinud on sügav, tundlik ja vaimselt arenev hing, kellel on loomulik kalduvus teenida, aidata ja mõista. Ta kannab endas hinge, mis mäletab. Ja paljuski see 27 sündinud on selline vana hing, kes juba varakult tunnetab elu varjundeid. Ja tema suurim and on empaatia, aga selle kandmine võib vahel olla kurnav, kui pole õppinud piire. Ja sa oled hooliv, peenenergeetiline ja sageli teistele lohutuseks isegi ilma midagi ütlemata. Ja sinu energia on tervendav ja sul on võime näha inimeste taha, lugeda nende tundeid. Samas võid jääda liiga kinni sellesse, mida teised vajavad ja unustada enda omad vajadused. Ja tugevusteks on see, et emotsionaalne ja intuitiivne tarkus, kaastunne ja oskus mõista ka neid, keda teised ei mõista. Ja selline hästi tervendav kohalolek. Ja sul on loomulik anne siis teenida
teiste sellist ja enda kõrgemat eesmärki. Ja miinusteks võib olla see, et võid kaotada ainult teiste aitamisse, kipud koguma emotsionaalset väsimust ja raskust lahti lasta siis inimestest ja olukordadest. Ja mõnikord oled sa võib-olla liiga selline ja idealismi taga ajav ja selline kontrollivajadusega. Ja soovitus sulle, et sa oled kingitus maailmale, et aga ära tee end kingituseks, kes siis ennast tihtipeale ära unustab. Et sa võid arvatavasti ka kalduda väga teiste aitamisse. Ja siin on hästi oluline koht, et õppida ennast hindama ja ka siis ka, et kui sinult ei paluta abi, siis ära torma ise vabatahtlikult sinna neid aitama, et vahel see on võib-olla ka kuritegu. 28. jaanuaril sündinud inimene on enesekindel, ambitsioonikas ja sageli väga isikupärane. Temas on tugev soov luua midagi uut, teha midagi omamoodi, jätta oma jälg ja ta ei talu allumist ega rutiini, ta tahab suunda anda. Samas ei pruugi ta alati teada, kui palju teised temast sõltuvad. Ja sa oled sinna sihikindel, julge ja sinu sees on tugev tunne, et elu on midagi enamat ja sa ei lepi keskpärasusega. Sul võib olla liidri roll või vähemalt mõjuvõim ja sa ei taha olla üks paljudest, sa tahad olla oma tee rajaja. Tugevusteks on see, et eesmineku jõud ehk siis see, et läbi seinte mineku sa midagi otsustad, siis sa sellega teed. Originaalsus, sõltumatus ja otsustavus, tugev eesmärgitunne ja väga hea ideede elluviija. Ja miinuseks see, et võid kalduda individualismi ja isoleeritusse, raskus teha kompromisse, kipud unustama kuulata, sest oled harjunud juhtima. Võib-olla sind ei huvita teiste arvamus üldse. Võid sisemiselt olla üksildane, isegi kui oled teiste keskel. Ja samas ka see, et miinuseks väga tugev kontrollivajadus teiste järgi. Ja soovitus sulle, et tõeline liider on see, kes oskab ka kuulata, mitte ainult juhtida. Kui sa lased inimestel oma maailma siseneda, avastada, et sa ei pea kõike üksinda kandma, ehk siis see, et õpi delegeerima rohkem. Ja 29. jaanuar on vaimse tundlikkuse inspiratsiooni kandja ja see inimene on tulnud siia maailma sügavama tähendusega. Olla siis valguseks, vahendajaks, inspiratsiooniks teistele. Ja temas on kõrgemad annid, aga sageli tunneb ta end just seetõttu üksi või mõistmatuna. Ja ta on nagu peegel ja sageli peegeldab ta inimestele nende endi tundeid tagasi. Ja sa oled hästi peenenergeetiline ja väga tundlik. Tajud inimesi, ruume ja energiaid, isegi kui sa seda ei väljenda. Ja sinu elu võib tunduda teistele vaikne, aga sinu sisemaailm on tormiline ja sügav. Sageli oled inspiratsiooni allikas, isegi kui sa ise end nii ei näe. Ja tugevusteks on see, et sul on väga tugev intuitsioon, vaimne taip, inspiratsioon ja loovus. Ja sa oled kaastundlik ja kõrge teadlikkusega ja sul on võime tõsta teisi lihtsalt oma kohalolekuga. Miinusteks see, et ülitundlikkus ja energiate ülekoormus, kalduvus idealiseerida iseennast või põgeneda reaalsuse eest. Raskus maanduda ja püsida fookuses. Kipud kandma teist emotsionaalset raskust. Ja kipud ka keskenduma liigselt iseendasse ja teistest üldse mitte välja tegema, sõitma teistest lausa üle. Ja soovitus sulle, et sinu tundlikkus ei ole nõrkus, vaid teejuht. Õpi ennast kaitsma ja maandama, et su valgus ei põleks liiga eredalt. Ja kui sa leiad rahu enda sees, siis saad olla inspiratsiooniks ilma end tühjendamiseta. Ja 30. jaanuaril sündinud on särav, väljendusrikas ja loov inimene. Ta toob elurõõmu ja värvi sinna, kus teised on halliks jäänud. Jälle selline hästi särav inimene. Ja see inimene on siis, kes loob ühendust läbi sõna, žesti, kunsti või kohalolu ja läbi naljade. Ja ta energia on nagu päike. Sa oled loomult suhtleja, looja ja sul on anne panna inimesed end hästi tundma ja sa naudid ilu, esteetikat, elamusi ja sa võid olla ka väga tundlik ja vajada palju emotsionaalset peegeldust. Ja kui sa ei saa end väljendada, muutub su energia raskeks ja kurvaks. Ehk siis sa vajad väga palju tähelepanu. Ja tugevusteks on loomingulisus, suhtlemisoskus, karisma, elurõõm, huumorimeel, oskus tuua leevendust raskustesse, nooruslik vaim
avatud süda. ja miinusteks siis kalduvus dramaatilisusele või tähelepanu vajadusele, emotsionaalne sõltuvus teiste tagasisidest ja võid jääda pealiskaudseks või hajutatuks, hirm tõsiste teemade ees ja soovitus sulle, et ära karda sügavust ehk siis enda tunnetusmaailma sügavust. ja kui sa õpid ühendama oma rõõmuga sisemise rahuga, siis muutub su väljendus tõeliseks väeks. ja 31. jaanuar, viimane jaanuaripäev kannab enda struktuuri ja loovuse tasakaalu. ja 31 on selline ainulaadne kombinatsioon. inimene on loominguline, intuitiivne, uuendusmeelne, aga vajab samal ajal tugevat vundamenti. see on selline rohkem ehitaja, kes unistab, või unistaja, kes ehitab. ja sa oled inimene, kes vajab nii visiooni kui süsteemi. sa oled loov, kuid mitte hajali. sinus on praktilisust, mis aitab sul ideid reaalselt ellu viia. ja sul on tugev sisemine motivatsioon ja soov jätta midagi endast maha, mitte lihtsalt kujundlikult, vaid reaalselt ja nähtavalt. ja tugevuseks on siis ka ühendav loovus ja organiseeritus, väga hea strateegiline mõtlemine, jällegi väga hea siis juhtivaks positsiooniks ja tugev tööeetika, kindlameelsus, võime inspireerida teisi läbi oma tegude. ja miinuseks see, et võid olla enda suhtes liiga nõudlik, samuti ka teiste suhtes. raskus võtta aega puhkuseks ehk siis liigne selline ületöötamine. kipud tundma, et pead alati midagi tõestama ja kalduvus emotsioonide allasurumisele. soovitus see, et ära unusta, et sa ei pea kogu aeg ehitama, sa oled väärtuslik ka lihtsalt olles. ja kui sa lubad endal tunda, mängida ja puhata, ei kao su süsteemid, need saavad hoopis elu sisse. vot nii, et kui te tundsite ennast nüüd ära või keegi tuttav, kes on jaanuarikuus sündinud mingil sellel päeval, et siis saatke see video ka talle edasi. ja kokkuvõtteks siis jaanuaris sündinute tee on sellise küpsuse, enesedistsipliini ja sisemise väe äratundmise tee. ja selle kuu all sündinud inimesed ei tulnud siia lihtsalt olema, et nad on tulnud siia ehitama, valgustama, inspireerima ja teenima. ja jaanuarikuus sündinutel on ka see, et nad on hästi sellised suht iseseisvad läbiviijad, aga samas ka neil võib olla hästi palju sellist kontrollivajadust ja nõudlikkust nii enda suhtes kui ka teiste suhtes. ja võib-olla ka see, et hästi tugevalt kontrollivad, tahavad, et kõik asjad oleksid nende järgi. vot niimoodi. ja mis me siin ikka, et kutsun teid jälle sinna suletud Facebooki gruppi Numbrite Keel ja samas ka jälgima siis kodulehte www.numbritekeel.ee, liituma uudiskirjaga ja jälgima ka neid sündmusi, mis tulemas on, vestlusõhtud ja ka erinevad koolitused, et uudiskirja abil oled sa siis ka kursis. ma luban, et ma ei hakka teile tihti neid saatma, saadan ainult siis, kui midagi öelda on. et näeme siis jälle järgmistes videotes, et tšau, Merike Numbrite Keel.